Täna helistas mulle Voldemar Eesti Statistikaametist ja ütles, et tehakse küsitlusi erineval tasemel ja ta on mul hea sõber ja ta küsis, äkki sa saad aidata, et sa oled selline kanaajudega filosoof, et äkki sa seletad lahti ja ütles, et näed, et me uurisime nagu kõige enam kuulatumaid lugusid ja mis lood on praegu populaarsed, et kuna muusika ja lood on ka seotud alati rahva nagu meeleoluga. Ja siis ta tõi välja nagu 3 lugu. Üks oli see, põgene vaba laps, sul on viimne võimalus, põgene vaba laps. Et küsivad, miks see lugu on nagu nii, praegu nagu inimesed kõik nagu kuulavad nii palju igal pool Spotify's ja igal pool. Mõtlesin, et kuule, riigi olukord on selline, et muidugi me ei räägi seda, et igal pool on paradiis ja meil on hästi halb, aga kui sa vaatad statistikat, palju inimesi tuttavaid ja eelmine aasta Eestist on ära läinud, eks ju, paljud küll tulevad tagasi, saavad aru, et ega mujal on samasugune hullumaja, aga meil omamoodi nagu poliitikud näevad ikka eraldi väga suurt vaeva, et oma rahvas, põlisrahvas siit välja ajada, eks ju. Ja paljud on teinud ka, eks ju, neid samme. Et see on sellepärast, põgene vaba laps nagu eestlase südame lähedane, et nad tõmba nagu nii kiiresti, kui saad siit ära, eks, et siin on nagu iga päeva hullemaks. Ja siis teine lugu ta ütles aitäh, oi, sa oled ikka filosoof geenius. Ma ütlesin, siin ei ole vaja geniaalselt midagi. Teine lugu on praegu siis hästi populaarne, inimesed kõik laulavad ja inimesed ise ka ei tea, aga see lohutab natuke, neid on minna võid oma teed, hoida sind ma ei saa. Ja kui soovid, siis jäägu see nii. Pole tülid seda tahtnud ega solvata sind ma. Kui sa seda ei tea, eks mine siis. See on nagu poliitikutele. Viisakad, nad on inimesed meie seast, õed ja vennad, et laulad seda laulu nagu, et me ei hoia teid kinni, et nägemist, et palun vabastage oma kohad, eks ju. See on teine filosoofiline küsimus, et kas on kedagi üldse asemele panna, eks, et ju meie rahvas ongi nii madalate omadustega, et meie seast läheb tüübid üles ja siis lüpsavad nii, et verd lendab, eks ju. Ja ühesõnaga, ma seletasin talle lahti, et see on ikka selle pärast teha, et poliitikuid tahetakse saadata hästi pikalt ja hästi kaugele asumisele kuhugi Austraalia väiksele saarele kuskile. Ja 3. lugu, mis on hästi populaarne, praegu inimesed hästi palju laulavad ja ka ta ei saanud aru, ütles, miks, et kodusõjas surma ei saa, kuid olen haavatud ma, pean taanduma. Kodusõda, eks ju. Alati, eks ju, kõige parem seek on eestlasele teine eestlane. Kuidas meie enda rahvas, väike rahvas, kui palju meie seas on seda iha, viha ja kadedust, kõikidel rahvastele, aga see ei ole nüüd meil, aga võib-olla väiksel rahval lööb see rohkem välja, et kuidas siis meie oleme kõik selles ühes supis ja siis kuidas me need karjume, kas sina oled süüdi siga, enda eeskuju, enda alternatiiv ei ole küll väga tugev, eks ju, nagu vaimsed inimesed kõik õpetavad, aga oma eraelu vaatame, et siis nagu lööd risti ette, eks ju, õnnetud katkised olendid. Andsin talle vastuse ja siis sellise oma ülevaate 3 kõige populaarsemast laulust Eestis ja laulame ikka südamest ennast maandame edasi, eks.